Hei, minu nimi on Maris Tammet ja mul on täiega hea meel, et oled siin. Ma olen illusioonide paljastaja, ma olen päris otsekohene, ma ütlen ausalt välja, mida ma arvan ja mida ma tean. See ei tähenda seda, et sa pead seda kõike aktsepteerima ja vastu võtma, see on sinu valik. Aga kui sa oled juba oma tee siia leidnud, siis tasub kuulata ja saada teada, mis mul põnevat rääkida on. Hei, ma tahan seda jagada, sest see on nagu nii hea lihtsalt. Järjekordselt teema on siis maja teema, väljakolimise teema. Ja nii, tegin siis protsesse sellega seotult, et mida ma siis kardan, et mis on nagu selle taga ja miks ma nagu ei ole siis välja kolinud juba ühesõnaga. Ja kõik see teema, et ma ju nii väga tahan ja pingutan selle nimel ja nii edasi, aga nagu ma tunnengi, et minu sees, minu sees on ikka veel midagi nagu takistuseks. Et mis teema sellega on? Nii. Ja nüüd seda siis siin uudistades ja uurides, siis oli mul see, et üks asi, et ma olen pettunud iseenda väes. Et ongi see, et ma ei usu, et see oleks võimalik minu jaoks just selles võtmes, et ma ei usu oma väe võimalikkusesse. Et kuna ma olen oma väes pettunud, siis ma kardan, et see juhtub taas. Et ma pettun oma väes. Nii. See tuli. Ja sealt edasi, mis veel tuli, et sellega ma tegelesin siis ära, et väepettumuse teemaga. Joo. Et sest tegelikult ma ju olen loonud oma väega absoluutselt kõik oma soovid, alateadlikult ja teadlikult. Kõik on reaalseks saanud. Ja kõik minu siis elu nii-öeldes hooajad on olnud täpselt siis sellised nagu on pandud paika nii-öeldes elufilmis. Lihtsalt teeme, et elusari, kus siis on nii, ma kohe tulen mõttega tagasi, et kus siis ühesõnaga on erinevad hooajad ja igal hooaja puhul ja ma hakkasin, et nii ja iga hooajaga seotult hooaja pikkus sõltub sellest, mis on minu enda siis, muidu tuleb, paneme selga. Mis on siis minu enda valitud variant. Ühesõnaga minu enda valitud variant, kui pikk saab olema hooaeg. Kas ma teen pikema hooaja, kus ma valingi keerukama ja konarlikuma teekonna, kus nii-öeldes on nagu nii-öeldes tagasilööke või nii-öeldes tagasilöögid, mitte päriselt. Aga nagu, siis ma lähen mööda kurve, et ma ei lähe otse teed pidi, vaid ma lähen mööda kurve ühelt poolt, teiselt poolt. Ja sellega siis minu üks hooaeg on pikem ja teine hooaeg on lühem, kui ma otsustan minna nagu kiiremat viisi. Ja see kõik on minu valitud, see on minu enda see valik. Ja ma olen selle kõik loonud ise. Ja sellega seoses ongi see, et kõik minu soovid olen ma oma väega täitnud. Olgu lihtsalt teema ongi see, et teatud soovid on alateadlikud ja teatud soovid on teadlikud soovid. Enamus teadlikke soove on neid, mida me oskame unistuste tahvlile kirja panna. Et ma soovin karjääri, ma soovin armastust, ma soovin kodu, ma soovin lapsi, ma soovin koera, ma soovin puhkusereise, ma soovin mida iganes. See on siis üldjuhul teadlikud soovid. Alateadlikud soovid on pigem need soovid, mitte ainult, aga need on üldjuhul, mida me ei näe, me ei pane tähele. Aga me oleme neid
sisimas soovinud. Ja ma jõudsingi sellesse punkti, et miks ma ei ole välja kolinud, miks ma elan oma vanemate juures siiamaani, ongi see, et kui ma olin noor, siis ma soovisin praktiliselt iga päev, igal sekundil seda, et mu vanemad näeks mind, mu vanemad hoolitseks mu eest, mu vanemad oleks minu jaoks olemas, et nad näeksid mind, kaitseksid mind, turvaksid mind, hoolitseks minu eest, hellitaks mind ja nii edasi. Pakuks armastust, kaitset ja nii edasi. Ja praeguses seisus ma elan seda soovi. No nii, musu. Mis juhtus? Nii. Praeguses seisus ma elan just seda soovi täpselt sellisel kujul. See soov, mida ma kunagi ammu tegelikult alateadlikult kogu aeg soovisin, sest minu väike mina, siis kui mina olin pisike laps, siis ma tundsin sellest puudus. Tundsin sellest puudus ja ma soovisin seda uuesti. Ja ma ei saanud seda. Ja nüüd, olles täiskasvanud, siis ma olen selle soovi täitnud oma väega. Ja ma elan praegu seda sama soovi, mida minu pisike laps koges. Et ongi see, et ma olen oma vanemate jaoks kogu aeg olemas. Et mu vanemad näevad mind, pööravad mulle tähelepanu. Ma elan oma vanematega. Mõlemad mu õed elavad kuskil mujal. Aga mina elan oma vanematega. Ma olen kogu aeg nende juures. Ma olen nendega koos. Nad arvestavad minuga. Nad kuulavad mind, nad hoolitsevad mu eest, nad aitavad mind lapsega seotult ja kõik muu. Aga see on kõik minu soov olnud. See on alateadlik soov olnud, mis on nagu megavõimseks kasvanud tänaseks ja see ongi realiseerunud. Ma olengi oma väega loonud täpselt selle soovi, mida ma mingi lapsena kunagi tundsin, vajasin. Ja praegu on see siis, mida ma elan. Mida ma kogen. Ja sellega seoses ma jõudsingi sinna, et miks ma ei ole loonud siis teadlikku soovi täitumist, ehk siis oma kodu, et osta oma kodu, kolida oma kodusse, olengi loonud läbi selle, et ma olen tahtnud kogeda seda oma vanematega seotud, seda elu, kus ma olen vanemate jaoks olemas, nad näevad mind, me oleme koos, me oleme üksteise jaoks olemas ja kõik see pool. Ja tänasel päeval, mis mind takistab selle uue siis soovi loomist oma väega, reaalsuseks tegemist, on see, et ma ei ole valmis loobuma sellest identiteedist, kes mul praegu on. Ma ei ole valmis loobuma sellest siis situatsioonist, sellest olukorrast, mida ma kogen, see, mida ma kunagi väga-väga tahtsin ja vajasin ja soovisin. Ja nüüd ma olen saanud selle ja ma ei ole valmis sellest loobuma. Või ma tunnen, et ma kaotan selle identiteedi, kes seda sai. Ja ma tunnen seda, et ma jään ilma sellest siis hoolivusest, et see vanemad ei näe siis mind enam jälle. Et ma kardan jääda sellesse samasse olukorda, kus ma väikse lapsena olin. Kus mind ei nähtud, mind ei kuuldud, mind ei pandud tähele, minu eest ei hoolitsetud, mind ei armastatud ja nii edasi. Mis ei vasta täielikult tõele, lihtsalt mina sisimas kogesin seda niimoodi, kogesin oma peresüsteemi sellisel kujul, kus ma jäin nagu kahe õe vahele kogu aeg nähtamatuks, märkamatuks. Ja nüüd mu õdesid ei ole siin. Ma olen kogu aeg nähtav. Neil ei jää muud üle, ma olen kogu aeg siin. Ma olen kogu aeg ninal, ma olen kogu aeg olemas, ma olen kogu aeg kohal. Ja ma olen nähtav. Täpselt samamoodi kehakaal on siin seotult. Vanasti ma olingi nähtamatu, ma olin pisikene, jäingi nii-öelda vahele. Mahtusin igalt poolt vahelt mööda. Tänasel päeval minu kehakaal on tunduvalt suurem, kus ma olen päriselt nähtav. Ma ei saa kahe vahelt läbi pugeda, vaid ma olen päriselt võtan ruumi ja ma olen nähtav.
kõik need asjad on nagu tulevad ja mis kõige parem laks selle teema pealt tuli. Lapse isa, minu eluarmastus siis. Ta on mul mitmeid kordi, ta on aastate jooksul mitmeid kordi küsinud ühte ja sama küsimust. Ühte ja sama küsimust. Kas sa oled valmis ära kolima sealt? Noh, vanemate juures siis. Kas ma olen valmis vanemate juurest ära kolima? Ja ma ei saanud kunagi aru, miks ta küsib mult seda küsimust, sellepärast et ilmselgelt mul asjadki pakitud. Ma juba ootan, millal ma saan minna. Olen juba aastaid elanud kastides. Miks ta küsib mult seda? Ja mul täna käis turgatas. Sest ma ei olegi valmis. Ma ei ole päriselt valmis. Sellepärast, et ma kardan kaotada seda sidet, seda nähtud oldud sidet, seda armastatud, toetatud, kaitstud, hoitud tütre vanemate sidet, kui ma siit ära kolin. Siis ma kaotan selle identiteedi. Ma arvan, või noh, nagu minu väike mina kardab, et siis me jõuame sinna samasse, kus ma ei ole enam nähtud, kus ma olengi seesama täiesti, jään kahe vahele ja nii edasi. Et keegi ei panegi mind tähele, kedagi ei huvita enam ja nii edasi. Ehk siis ma kardan kogeda seda sama vana kogemust, mis kunagi mul oli. Ja sellepärast ma ei ole valmis kolima, looma endale seda nagu kolimist, oma kodu, oma elu, oma kodus, kõige sellega, mida ma füüsiliselt soovin, noh, selles suhtes teadlikult füüsilisi asju, mida ma soovin. Ma ei ole valmis neid päriselt looma, sellepärast, et ma kardan, et kui ma need loon ja need saavad reaalsuseks, siis ma kaotan. Pange tähele, siis ma kaotan oma vanematega selle sideme, selle suhte, mis meil tänaseks on tekkinud. See, kus ma tunnen, et ma olen nähtud, et ma olen kuuldud, et ma olen armastatud, et ma olen hoitud, et ma olen kaitstud nende poolt. Et ma olen toetatud nende poolt. Ma kardan kaotada seda. Ja tänu sellele ma ei ole valmis. Tänu sellele ma ei loo oma väes seda. Ja siis ma olen mega pettunud oma väes, et miks ma ei suuda luua. Ma suudan luua. Ma lihtsalt ei vali seda. Ma valin hoopis kogeda seda sidet oma vanematega. Sest ma kardan seda kaotada. Kas ma päriselt saan selle sideme kaotada, kui ma välja kolin? Ei. Kas see vastab tõele, et ma kaotan selle sideme, kui ma siit välja kolin? Ei. Kindlasti mitte. Sest see side on nii eriline, see on nii tugevaks kasvanud. Jah, ta ei ole. See elu, rutiin, süsteem muutub. See muutub tõesti, aga mitte meievaheline side. Mitte meievaheline side. See armastav, toetav, kaitsev side. See jääb alatiseks. Ja nüüd ongi küsimus. Kui ma tean. Ja musi. Ja ma saan aru, minu pisikesi midagi, kui siin annavad märku igast asju. Nii. Ja ühesõnaga, kui ma tean, et see side jääb, kas ma olen valmis siit kodust välja kolima, kas ma olen valmis lõpuks täitma oma soovid oma väega? Jah, täielikult. Protsess täiega lihtsalt käib. Mingi lahe. Kas ma olen valmis kasutama oma väge ja looma omale uue identiteedi? Jah. Kas ma olen valmis looma uue sideme suhte oma vanematega, kus jääb alles kõik see armastus, tugi, kaitse? Jah.
kas ma olen valmis looma oma kodu, elama oma kodus? Jah. Millal? Nüüd ja praegu. Kas ma olen valmis võtma vastu kogu selle uue reaalsuse, teadlikkuse ja selle uue reaalsuse, kus ma tean, et ma ei kaota mitte kunagi seda sidet, mis on loodud minu ja mu vanemate vahel. Isegi kui ma kolin teisele poole maakera, isegi kui ma kolin naabriks, see jääb alatiseks alles. Ja see ainult tugevneb. Kas ma olen valmis võtma selle uue reaalsuse vastu ja valmis looma omale uue kodu, oma kodu, koos selle imelise, maagilise toetust, armastust, kaitset täis, tuge täis, sidet oma vanematega? Kas ma olen valmis vastu võtma selle, et minu väljakolimine tugevdab ja võimendab seda sidet sellisel kujul edasi? Jah. Millal? Nüüd ja praegu. See saab olema minu reaalsus, see on minu reaalsus ja nii on. So. Nii, ja nüüd kas ma olen valmis pensionile saatma oma imearmsad versioonid iseendast, kes on kartnud, et ma kaotan sideme oma vanematega, selle puuduse energiaga versiooni endast. See, kes ei uskunud iseenda väesse, soovidesse ja nende reaalsusesse, et need on võimalikud. Kas ma olen valmis vabastama ta töökohustustest, nendest võimsatest, imelistest töökohustustest, mida ta on täitnud nii vapralt ja suurepäraselt ja ideaalselt? Jah. Aitäh. Aitäh teile. Austan teid. Te olete maagilised. Te olete võimsad ja suurepäraselt täitnud kõik oma tööülesanded. Ja see on lihtsalt suurepärane. Fantastiline. Aitäh, et olete olemas olnud. Aitäh, et olete siiani olemas. Kuid ma vabastan teid tööülesannetest. Ja on pensioniaeg. Aitäh. Armastusega. Siin on teie vabastus. Nii, ja nüüd, kui ma olen vabastanud tööülesannetest oma vanad versioonid selle kõigega seotult ja ma usun uut teadlikkust, lõin omale uue reaalsuse, kus ma võin elada ükskõik kus, ilma kaotamata oma vanematega suhet, kus minu vanematega suhe on ikka maagiline, imeline, tore, fantastiline, turvaline, armastatud, hoitud, kaitstud ja nii edasi. Ma olen valmis. Nii, ma nüüd ei tea täpselt, kus meil pooleli jäi, aga põhimõtteliselt me jõudsimegi lõppu. Lihtsalt nii lahe, nii võivas, kuhu ma olen jõudnud oma elus. Nii lahe on, millist reaalsust me loome. Millist reaalsust on võimalik endal luua ja millist alateadlikult reaalsust me tegelikult loome pidevalt. Viimased protsessi jäägid tulevad veel välja. Aitäh, et olid siin. Aitäh, et kuulasid. Aitäh, et võtad kaasa täpselt selle, mis sinu jaoks on vajalik ja oluline. Aitäh, et peegeldad mulle tagasi, mis sina siit kaasa said, mis sind kõnetas, mis mitte. Jaga oma arvamust, oma arusaamasid ja ole musikalli edasi ja kohtume taas. Aitäh, et olid siin.
tšau!